Nad tulevad teie laste järele ja nad ei varjagi seda enam. Ja kui ma ütlen nad, siis vaadake seda statistikat. Registreeritud demokraatide osakaal. Vabariiklased eliitülikoolide õppejõudude seas Ameerika Ühendriikides. No ma ütlen, vaadake seda, demokraadid. 99, 98, 97. See on Harvardi, Princetoni, Yale'i, Berkeley, Columbia, UCLA 89% on demokraadid, mis tähendab, et nad suruvad peale teatud ideoloogiaid. Ja kui tahate teada, mis need ideoloogiad on, ma mõtlen, kuulake lihtsalt, mida see Yale'i professor ütles. Ja Dan Bongino räägib sellest muidugi ka, sest jumal tänatud Dan Bongino eest. Tere tulemast vastupanule. Vaadake, kuidas see Yale'i professor sisuliselt tunnistab, et teie lapsed kuuluvad meile, mitte teile. Ma ei tee nalja. Mõnikord ütlevad nad otse välja selle, mida tavaliselt varjatakse, ja te peaksite sellele tähelepanu pöörama. Vaadake seda. Ma olen sattunud pahandustesse, kuna olen teinud ettepaneku kaaluda nooremate inimeste häälte suuremat kaalu või anda noorimatele valimisõiguslikele inimestele volitushääled meie riigi esindamata laste eest. Need on üsna teravad ettepanekud. Miks mitte anda need hääled nende laste vanematele? Noh, sest vanemate ja laste huvid lähevad lahku. Ja ma arvan, et tõenäolisemalt on noored inimesed, mitte need, kes kasvatavad peret. Saavad huvidest kõige paremini aru. Inimesed, kes ei kasvata lapsi, saavad huvidest kõige paremini aru. Ahaa, räägi meile rohkem sellest, mida sa tegelikult arvad vanematest ja lastest. Aga sina, kui sulle ütleme määratakse, 5 ma arvan, et see on rumal. volitushäält. Ma arvan, et on absurdne ette kujutada, et 24-aastane, hiljuti ülikooli lõpetanud inimene hindab minu enda laste huve paremini kui mina ise. Ja ma ütlen seda kogu austusega. 24-aastaste, hiljuti ülikooli lõpetanute suhtes, kellest ühe vanemaks ma loodan saada umbes 9 aasta pärast. Ma arvan, et vanemad ajavad üldiselt segamini oma perehuvid ja oma laste huvid. Ja osa meie eesmärgist, ma arvan, nii vanematena kui ka ühiskonnana, on püüda tagada, et lapsed ei oleks oma vanemate pantvangid. Lapsed ei ole oma vanemate pantvangid. Ma lihtsalt tahan öelda, et lisaks sellele, et see mees ajab täielikku jama, tahan ma teile kõigile selgitada. See mees on Yale'i ülikooli professor, kes on piisavalt tähtis ja oluline, et The Telegraph tahaks temalt arvamust küsida. Jah? Okei. Ma lihtsalt tahan, nad teevad siin sellest tervet videot. See on arvamusartikkel. See on nagu see rumal arvamus selle kohta, miks Ameerika vananev eliit ei taha pensionile minna. Ma mõtlen, vaata seda korraks. Fascism, unusta sotsialism. Mis siis, kui Ameerika demokraatia tõeline oht on vanurite türannia? Okei, see ongi see stiil. Ja see tüüp, kelle nad otsustasid sisse tuua, on see mees. Ja tema kogu sõnum või tees on umbes selline. Jah, vanemad tegelikult ei tea. Ja tead, see on laste jaoks halb. Need on inimesed, kes õpetavad teie lapsi Yale'is. Ma lihtsalt tahan selgitada. Teate küll, need ülikoolid, kuhu te nii väga tahtsite oma lapsi saada. Sellepärast nad tulevadki sealt välja natuke peast segi ja ajupestuna. Jah. Nii palju, kui me vanematele nende kasvatamisel toetume. Ta ei ütle saateajal eriti palju, nagu te teate. Ta on umbes selline. Kuule mees, see on ikka päris räige. Rahvas, tahate ette näha, mis tulemas on? Ma ei taha seda tuksi keerata, nii et ma püüan olla väga ettevaatlik. Palun andke andeks. Paus on tahtlik. Kas mäletate Hillary Clintoni raamatut Vaja läheb tervet küla? Ei, vaja ei lähe tervet küla. Vaja on häid vanemaid. Ja. Inimesed, see on olnud põlvkondi kestnud sõda emade, isade ja tuumaperede vastu üle kogu maailma kommunistide poolt. Miks nad seda tahavad? Miks see täielik idioot, see, keda me selles saates nimetame rumalaks, targaks inimeseks, selle kõige kehastuseks? Mis ta on? Yale'i õigusteaduse professor või midagi sellist? Ta on ka kõige rumalam, keda sa oled pikka aega näinud. Me peaksime laste häältele rohkem kaalu andma ja vanemate omi vähendama. Miks nad tahavad, et lastel oleks ühiskonnas suurem mõju kui teil, vanematel? Miks? Kirjutage mulle vestlusesse. Vastus on ilmne. Sest nad teavad, et lastel pole lihtsalt pelgalt vanuse tõttu, mitte nende enda süül, elukogemust ja nad pole tegelikult proovinud neid asju, millest sotsialistid räägivad. Neid on lihtne mõjutada.
Nad on rumalad, nad on noored ja seetõttu on nad nagu vau, nad on idealistlikud ja neil pole tegelikult veel seda intellektuaalset järjepidevust ega argumente, mida annab ainult elukogemus. Ja seetõttu laseks lastel hääletada. Anname neile rohkem kaalu. Kas sa saad aru, kui sügavalt manipuleeritud see on? Võtame laste hääle ja muudame selle tähtsamaks kui vanemate oma. See statistika näitab, et vanemad hääletavad ühtemoodi ja lapsed teistmoodi. Kasutame seda siis enda kasuks. Ei, nad teavad, et lapsed on mõjutatavad ja vastuvõtlikumad. Propagandal. Nad on vastuvõtlikumad. Sellepärast sihitaksegi alati lapsi. Mäletad, me mängisime eile seda klippi. See queer teooria naine ütles, et peame lapsed varakult kätte saama. Inimesed, see ei ole mingi tuleviku ennustamine. Ma luban, et see saade, ma ei ole Karnak Johnny Carsoni saatest ega Titaanide stüdžianõiad. Anna mulle silm. Ma lihtsalt kuulan, mida nad ütlevad. Mis see on? Olgu, see on üllatus. Mees ütleb, et tal on täiuslik video. Olgu, ma ei ole seda näinud. See ei ole osa meie saatekavast. Olgu, las ma vaatan, milline see on. Pane käima. Me pole kunagi avaliku haridusse nii palju investeerinud, kui peaksime, sest meil on alati olnud selline privaatne arusaam lastest. Sinu laps on sinu oma ja täielikult sinu vastutus. Meil pole olnud eriti kollektiivset arusaama, et need on meie lapsed. Nii et osaliselt peame me sellest privaatsest arusaamast üle saama, et lapsed kuuluvad oma vanematele või peredele ja mõistma, et lapsed kuuluvad kogu kogukonnale. Kui see on kõigi vastutus, mitte ainult majapidamiste, siis hakkame tegema paremaid investeeringuid. Aitähki, see ei olnud plaanis. See oli tegelikult MSNBC enne MS Now'd. Ma mõtlen, Elon Musk ütleb, et vanemad on oma laste heaolu üle kõige pädevamad otsustajad, mitte mingi jobus professor, kes tahab, et riik otsustaks. Ja ma ei tea, kas ma saaksin temaga rohkem nõustuda. Kas sa kuulsid, mida see naine ütles? Ma lihtsalt tahan, et te kõik kuuleksite seda uuesti. Me pole kunagi avaliku haridusse nii palju investeerinud, kui peaksime, sest meil on alati olnud laste suhtes justkui privaatne arusaam. Sinu laps on sinu oma ja täiesti. Sinu vastutus. Väga kollektiivne arusaam, et need on meie lapsed. Nii et osaliselt peame me sellest privaatsest arusaamast üle saama, et lapsed kuuluvad oma vanematele või peredele ja mõistma, et lapsed kuuluvad kogu kogukonnale. Kui see on kõigi vastutus, mitte ainult majapidamiste, siis hakkame tegema paremaid investeeringuid. Ei, me ei tee seda. Seda nimetatakse kommunismiks. See on see, mida nemad... Ma mõtlen, et tegelikult arvata, et saaksid suruda ideed, et laste eest ei vastuta vanemad, on hullumeelne ja ohtlik. Unusta juriidilised tagajärjed. Mis juhtub siis, kui vanem kuritarvitab last? Noh, siis on see kogukonna süü, nii et vanem võib lihtsalt vabalt minema jalutada ja saada veel lapsi. Millest sa räägid? Nad tulevadki laste kallale. Nad tuvastavad, et lapsed on nõrgad ja haavatavad. Nad leiavad üles inimesed, kes ühiskonnas ei ole intellektuaalselt võimelised oma kogukonda tegelikult kaitsma. Sellepärast nad ründavadki hullumeelseid parempoolseid. Sellepärast nad ründavadki hullumeelseid vasakpoolseid. Madala IQ-ga inimesi ja nad sihivadki neid ning suruvad peale neid ideoloogiaid. Ja sellepärast nad tulevadki nüüd laste kallale, et neid indoktrineerida ja kasutada oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Ja see ongi kõik. Neid lihtsalt kasutatakse nende eesmärkide nimel. Ja see on šokeeriv. See on jälk, see on vastik, see on piinlik. Ja jumala eest, jälgige, et teie lapsed oleksid kaitstud. Aitäh, et pöörasite sellele teemale tähelepanu.